mina tutvustan teile LEGO Video 2.0. Nii, see on selline vahva LEGO klotside komplekt, kus sa saad siis ka erinevaid selliseid liikuvaid robootilisi vahendeid siis luua. On sellised ilusti kõik LEGO tükid olemas, on ka erinevaid juhendeid, näitab palju neid klotsitükke on. Nii, ja meie oleme siis ehitanud siia ühe prügiauto. Ja selleks, et me saaks seda prügiautot kasutada, meil peab olema rakendus. Selline rakendus nagu Video 2.0. Nüüd, ma avan selle rakenduse ja kohe näitab ära, et Video LEGO Education. Nii, ja siis tuleb siin see sissejuhatav osa, ta näitab, et sa kindlasti peaksid ära ühendama siis oma valmistatud roboti koos tahvelarvutiga. Ja selleks on siis oluline see Bluetoothi ühendus. Nii. Ja siis sellised tutvustav algus on siin. Nüüd. Vaatame edasi. Mina siis võtan siit selle Classroom Project. Kuigi sa saad ise ka täiesti puhtalt lehelt ükskõik millise projekti võtta ja ise seda kirjutada. Nii, mina võtan siit selle. Ja kuna minul on prügiauto, minul oli valmis projekt, aga siin on veel palju erinevaid, mida te saate siis oma tunnis kaasata, kas ehitada auto või valmistada konn, teha mesilane. Nii, ja mina võtan siit prügi. Ja kui sa valid selle projekti, ta ütleb ka sulle, et mis vanuses lastele see sobiks, kaua sellega umbes aega läheb ja kui siis kaasab see on. Nii, ja siit panen go, vajutan peale. Nii, ja siis sul niimoodi etapiti näitab ära, ta näitab ka, kuidas sa saad seda oma teemasse integreerida, siis tulevad õpetused, kuidas siis ehitada. Vaatame ka korraks seda. Nii, siin näitab algul tutvustavat videot ja kui sa hakkad siis nüüd ehitama, siis on start building ehk siis alusta ehitamist. Nii, näitab seda lõpp-produkti. Ja vajutad noolest järjest edasi ja niimoodi samm-sammu haaval saate panna erinevad siis legod kokku, kuni tuleb siis see vahend valmis. Nii, nüüd ma lähen siit edasi ja nüüd ta näitabki, et sa pead ära ühendama, lülitad siit sisse rohelisest nupust ja nüüd ta hakkab otsima, et muidugi pea meeles, et sul oleks ka Bluetooth sees telefonis. Siin siit connect. Uuesti sisse ja selle nimi on Trevor. Nime saad sa ka ise muuta seadete alt. Nii, ja nüüd näitab, et mul on ühendatud. Väga hästi. Nii, lähme siit edasi ja sulle on ka näidiseks siis ära toodud, et mismoodi sa saad teda programmeerida. Et muidugi saad sa ka ise siin erinevaid kõiki neid käsklusi siis täiendada, katsetada, mis kus võiks sobida. Aga mina teen nüüd täpselt siis juhendi järgi. Vaatame, siin on pööre, siis panen siia alguse juurde, siis on liivakell, täpselt 1 sekund. Siis siin on veel teine liivakell, otsime selle üles. Et siin näitab number 3, aga mul on 1. Siis ma vajutan peale. Ja ma saan ise valida siis number 3. Nii, näitab ka muusikat, otsime muusikaploki üles. Nii, siin punane ja samamoodi jälle muudan numbri ära. Siin on erinevad helid, et kui sa võtadki kas või konna, siis siin peaks olema ka konna heli ja autode heli on siin. Seda ma olen oma lastega katsetanud, et neile väga meeldis üks vahe ehitada ralliautot. Nii, võtame siit 14. Vaatame uuesti, läheb nüüd kiirus, siin muudame numbri 4, jälle pööre ja liivakell, muudame aja ära. Nii, ja nüüd kui sul on kood siia kirjutatud, siis vajutad selle play peale. Et siin ta liigutas meil, enne oli üleval, nüüd läks alla. Ja nüüd kui ta on lõpetanud, siis ta jääbki lihtsalt seisma. Aga sa saad ta panna ka nii-öelda
korduvasse tegevusse ehk siis luupi, et kõik siin on erinevad funktsioonid olemas. Ja kui sa näiteks poole pealt tahad tegevust lõpetada, siis vajutad siia punasele kastile. Aga vahvat katsetamist, aitäh!